kuidagi seon need kaks asja siis, kõigepealt see pill, mis mul siin süles on ja siis see sündmus, et nagu ka eelmine esineja, nii ka mina mängin selle talu peremehe Leho Laaseri valmistatud lõõtspillil. Kus sa, Leho, oled? Juhei, ole tervitatud. Leho teeb järgmist pilli. Aplaus kulub talle kindlasti ära. Aplaus Lehole! Ta on praegu pingi taga, ta on aega kontserti kuulata. Oled võtnud korraldada seda siin oma õue peal, aga pilli tellisin ma Leholt spetsiaalselt ja hakkasin juba seda tellimisjuttu 2-3 aastat tagasi ajama, aga hea, et nii varakult sai, sellepärast et valmis sai see alles nüüd maikuus kevadel, kui siis toimus minu viimane doktorikontsert ja see tiitel, millest sa rääkisid, oligi siis see, et need õpingud said läbi ja kraadi sain kah veel takkakaupa. Ja Eesti esimene doktor, mis alal? Lõõtspilli alal siis. Lõõtspilli alal, Eesti doktor. Seda pole enne mõnda. Aplaus Noele. Aga see pill pole mitte niisama pill, vaid ta on natukene, ütleme siis uut tüüpi, depo tüüpi lõõtspill. Natukene edasi arendatud, neid võimalusi siin on täiustatud. Nagu siin eelpool esinenud vanameister Sulev Mägi ütles, eks see depo lõõts ole mõeldud ikkagi nende vanade heade külalugude tarbeks. Neid on sellel kõige mõnusam, kõige loomuomasem mängida. Aga mind lõõtspilli mängijana on alati innustanud ja natuke ka pannud nagu vastu töötama sellele või trotsi ajanud see, et mis mõttes ei saa, ikka ju saab. Olen elu jooksul igasuguseid nurgataguseid proovinud ja avastanud selle pilli peal, aga eks need võimalused ole ette antud ja midagi jääb ikka alati puudu. Kui nüüd mitte rääkida nendest vanadest külalugudest, aga selle tarbeks siis saigi koos Lehoga mõeldud. Leho tegi valmis ta ka pill, millel on natukene rohkem, ütleme, nuppe siis lihtsalt. Eriti kui vaadata seda passi poolt või vasakut kätt, näete, siin on 2 rida neid passe, kui tavaliselt depo pillidel on 1 rida 8 nupuga, siis siin on 10 + 9 neid nuppe kokku, jah. Ja üks lugu, mis seda ilmestama sobib, on ka üks mu lemmikuid juba aastaid. Ei ole kokku lugenudki neid, aga jah, mida ma pole kunagi saanud täies pikkuses ära mängida, sest mõne koha pealt jääb täpselt mõni tuur ja noot puudu. Tuleb üks lugu pealkirjaga Pidulik marss. See lugu on täpselt 100 aastat tagasi valminud. Valmis ta kohe ühe uhke konkursi tarbeks. Eestis korraldati siis aastal 1922 pidulike marsside konkurss või vist isegi öelda sõjaväemarsside konkurss. Ning selle võitis siis järgnev lugu, mille autoriks Eero Liives. Ma arvan, et te tegelikult kõik seda lugu teate, aga jäägu siis see avastamisrõõm ka teile. 100-aastane pidulik marss.